laupäev, ma tahtsin öelda, et tere tulemast siia bloogi. Aga ma ei ole üldse õnneliks praeguse olukorra üle, sest ma olen nagu mitte hiljaks jäämas, aga ma tahtsin jõuda varem, kui ma jõuan. Anyway, aitäh, et sa vaatad, et sa üldse klikkisid sellele videole. Igatahes täna on naistepäev ja mind kutsuti ühele heategevuslikule tantsupäevale ja ma lähen siis praegu sinna. Kell 10 hakkab pilatese trenn ja ma ei tea, miks ma arvasin, et ma jõuan kiiremini sinna. Ma alati nagu, kui on mingi uus koht, kuhu ma pole sõitnud, siis ma nagu oma peas mõtlen, et ma sõidan palju vähem, kui ma tegelikult sõidan. Aga jah, oleks tahtnud varem kohale jõuda. Aga ma arvan, et see on väga tore laupäeva ja naistepäeva algus, et saab sellise toreda trenni teha mingis uues kohas. Ja tegelikult see ongi siis nagu tantsuklubi, aga nad teevad teisi trenne ka, et väga põnev. Ja täna kahjuks on nii hall ilm ja eile oli nagu üliilus. Kui ma istusin terve päev arvutis kodus, ma olin jälle mingi masenduses. Täna mul ka lihtsalt pea valutab ja ma ei imestaks, kui mu tervis lihtsalt varsti ütleb üles kogu selle suure stressi peale, sest ma ei ole siukest asja vist pikalt tundnud. Autos jutustamise minutid. Ma tean, et see nurk ei ole lihtsalt kõige parem, aga igal pool on mingi asi ees. Nagu see auto ei ole vlogimiseks mõeldud. Igal juhul. Muidugi ma jäin hiljaks, reaalselt nii piinlik. Trenn oli juba pihta hakanud ja siis ma pidin sinna nagu sisse vupsama. Väga piinlik. Ma ei ole hiline ja aga nagu alati, kui mingi uus koht, kuhu ma pean minema, siis ma ei oska seda aega arvestada ja täna läks kuidagi väga halvasti sellega. Aga õnneks kõik olid nagu megasõbralikud ja väga toredasti võeti vastu. Iga inimene, kes tuli, sai siis naistepäeva puhul lille ja seal oli igast erinevaid neid toetajaid, kelle mingeid snäkke ja asju said. Ja ma mõtlengi, et praegu see batoon kõlab nagu väga hästi, sest ma sain kohvi ka sealt kaasa võtta nagu mida laupäeva hommikut. Tõesti nii äge oli ja see tekitas minus täiega tahtmist ikka uuesti tantsima minna. Kuigi täna ma käisin ainult pilateses, siis tegelikult see on tantsukool ja lihtsalt esiteks see tantsusaal oli mega ilus, nagu mulle meeldis siuke avar ja valge ja nagu stiili poolelt hästi äge ja nagu kõik tundusid nii sõbralikud, kõik julgustasid ja ma olen pikalt nagu, kui on üks asi, mida ma oma elus igatsen, siis ongi tantsimine, kuna ma olen nagu ikkagi päris palju sellega tegelen. Ma ei ütleks, et ma oleks kunagi olnud nagu mingi mega hea tantsija, aga lihtsalt mulle meeldib seda teha. Ja kuna mulle väga meeldib muusika, siis tihti ma tunnengi, et tahaks osata ennast paremini kuidagi liigutada või tantsida. Ehk siis jah, see on siuke asi, mida ma sisimas tahaks rohkem teha. Nii et peaks mõtlema selle peale, sest see oleks nii äge jälle selline teistmoodi tegevus ja huvi ja nagu kõik sellised asjad, mis toovad sind nagu igapäeva elust kuidagi välja või nagu jah, pakuvad mingit rõõmu. See on tegelikult mega tore ja peaks rohkem siukseid asju tegema. Ja nüüd ma lähen kõigepealt ma lähen toon oma mingid pakid jälle ära, siis ma lähen koju ja veits mõtlen seda päevaplaani, sest mul oleks vaja filmida mingeid asju, aga täna on nii hall ja pime, et ma ei tea, kas ma teen seda täna või ma teen seda homme. Vaatan korra, mis homne ilm on. Täna näitab, et õhtupoole tuleb päike välja ja homme on jälle täiesti pilves. Nii et äkki ma teen seda siis ikkagi täna. Aga ma olen väga positiivselt laetud praegu
Kõige päikest ei paista, siis tuju on hea, võtan selle müslibatooni lahti ja Marko läks jõusaali, nii et ma arvan, et ta ei ole veel koju jõudnud, sest jõusaalis läheb kuidagi nii kaua aega lahti ja praegu ma lihtsalt tulin trenniriietega autosse. Aga väga hea algus päevale ja näeme varsti jälle. Ma olen endiselt lihtsalt nii halb parki, et see on vahepeal piinlik. Parkisin reaalselt joonte peale ja ma lihtsalt, kui sa avastad seda siis, kui sul on juba auto kinni pandud, siis ma olen mingi suva. Aga ma tulin suurest rõõmust Rokasse mahla ostma blenderist, sest pole nii ammu ostnud, joont seda ja päike tuli kohe välja ja minu meelest see on üks hea tuju ja päevaretsept ehk siis blenderi roheline mahl, päike pluss mul on trenn tehtud tänaseks, nii et väga nice vibes. Juhuslikult sattus siis nii, et mul on järsku mingi 3 ilupoe pakikest. Ma kohe näitan teile ka, mis siin sees on, aga ma filmin üle pika ja ühe TikToki video. Ma reaalselt olen nagu ära kadunud suht kõikidelt platvormidelt või pole nii püsivalt postitanud TikTokis. Ma mäletan, mida ma viimati üldse postitasin. Aga ma võtan seda kohe ette. Sain oma mahlakesed kätte, väga mõnus, reaalselt taevas on põhimõtteliselt täiesti sinine ja ma olen mega happy. Üks märk kevadest on see, et me hakkame käima jäätmejaamas ja me viisime lihtsalt mingid vanad elektroonika asjad praegu ära ja kassi vana liivakasti, sest tal on nüüd uus ja meile aeg-ajalt ongi hea siuke jäätmejaama trip teha, et viia asjad korraga ära. Aga nüüd on see tehtud ja me stardime kuskile poodi, et minna ostma mulle tossukesi. Milleks ikka peab. Eelmises poes meil ei vedanud, sest seal polnudki minu suurust alles. Nii et me tulime Järvele ja ma isegi helistasin siia, nii et loodetavasti see suurus on ikkagi õige, sest päris mugavad jalanõud olid. Ma ei viitsi. Edukas missioon, aga mul reaalselt nii paha, et täna on tõesti siuke kevad vaib juba. Nii suhe. Nii me nüüd otsustasime, et lähme väiksele IKEA tiirule ka, sest ma tahaks täiega oma meigisahti lõpuks ära koristada ja üldse siukseid neid organiseerimis asju osta. Nii et lähme vaatame, mis me leiame. Ma olen suht kindel, et IKEA on täiesti fullis täna, sest kevadine ilm tähendab alati minu meelest seda, et inimesed ostavad kodu jaoks asju, aga lähme katsume hakkama saada. Nüüd oleme kodus tagasi. Ma näitan teile nüüd neid ilutooteid ka. Aga kui te tahate päris nagu unboxingut näha, siis see on TikTokis, sest ma viskasin need karbid juba ära. Aga esimese asjana, see on reaalselt nii kerge, nagu siin polekski midagi sees. Aga ma tellisin endale selle Maria Niila soengupuudri, millest ma rääkisin ka mingis vlogis. Lihtsalt ma mõtlesin, et kui me lähme reisile, siis äkki ma tahan nagu rohkem effortit mõni õhtu panna oma lookiga. Ja siis on tore, kui on mingi siuke asi, mis annab volüümi mu juustele, et ma ei usu, et ma hakkan seda iga päev kasutama, sest see saaks väga kiiresti otsa, kui seda iga päev kasutada. Aga selliste eriliste päevade puhul, nagu siis
mu sünnipäev näiteks, et siis võtame kaasa ja proovime. Ja siis ma tellisin endale esimest korda manikuristi geellaki. Ma olen müüdud selle jutu peale, mis meil tööl on räägitud nendest lakkidest ja lihtsalt tundub, et need on väga populaarsed ja peaks head geellakid olema. Ja tellisin lihtsalt valge, kuna ma ütlesin ka, et mul ei ole seda ja järgmine kord, kui ma teen küüsi, siis ma teen lihtsalt valged ja selle peakski varsti juba ette võtma. Aga siis ma sain paki ka Trade House'ist. Nad kirjutasid mulle, et selline bränd nagu Fruudia tahaks mulle pakki saata ja ma võtsin vastu, sest ma olen nagu nende mingid kangasmaske proovinud ja mulle nagu meeldib see bränd. Ja ma ei osanud üldse oodata seda, mis siin on, aga siin on põhimõtteliselt ühe sarja huulepalsamid erinevates versioonides. Ja see on siis siukene mega niisutav ja kooriv huulepalsami tootesari. Ja need on nii ägedad. Ma näitan teile, kass on ka väga uudishimulik ilmselgelt. Aga siin on siis selline klassikaline versioon huulepalsamist. Siis on selline mini nagu meepott, mis on täiega lahe. Ja siis on selline suurem, mis reaalselt nagu, ma isegi ei tea, mitu grammi siin on, ma praegu ei näe. Aga mega suur potsik huulepalsamit ja noh, ma arvan, et see on hea, nii et siukene väga suur varu huulepalsamit. Ja siin on mega nunnu kotikene, kuhu sa saad panna näiteks selle väiksema meepoti sisse. Nii et minule väga-väga kasulik pakk, ma tahaks juba täiega proovida. Ma arvan, et selle ma võtangi äkki endale reisile kaasa, sest ma tahtsin, et mul oleks mingi hea huulepalsam nagu lennukis, sest lennukis mul hakkavad ikkagi huuled kuivama tihti ja siuke pikk lennureis. Nii et selle ma võtan kaasa ja lihtsalt ma olen veits ära hirmutatud sellega, et ma olen mingitest TikTokidest näinud, et sellised huulepalsamid võivad nagu plahvatada, kuna see on siuke tuub ja siis kui ta läheb pinge alla, siis jah. Ma arvan, et seda juhtub harva, aga ikkagi ma ei taha riskida sellega. Ja siuke suur meepotsik, täiega lahe, nagu väga lahe pakk. Aitäh Trade House'ile, et nad üldse tahtsid mulle midagi saata. Olen väga tänulik. Ja siis viimase asjana mulle kirjutas Douglas, et nad tahavad mulle saata Benefiti asja, siis ma nagu reaalselt mõtlesin, et mida nii äge bränd ja mulle tahetakse saata. Aga ma muidugi võtsin selle vastu, sest seal oli 2 asja, mis mind väga huvitasid. Esiteks ripsmeduš, mis on siis Benefiti Bounce ripsmeduš. Ja kui ma selle lahti teen, siis te näete, et see on selles mingis mõttes nagu väga eriline. Kuna teen nüüd siit ilmselt ei näe, sest ta ei suuda fokusseerida seda väikest harjakest. Aga siin on ühel pool siukene nagu kummihari ja teisel pool rohkem karvastega, rohkem karvane hari. Põhimõtteliselt 2 erinevat ripsmeduši viisi on ühes ripsmedušis ja see siis peaks andma mega volüümi, mis on, ma ei tea, ma olen väga põnev, sest mul on kõik ripsmekad praegu suht otsas. Ma kasutan mingid Maybellini suht vana ripsmekat, nii et ta ei ole võib-olla kõige parem, ehk siis ma proovin seda kindlasti. Ja siis ma sain sellise ägeda toolboxi, kus on Benefiti kulmutooted. Siin on 2 seda kulmupliiatsit, need on erinevas toonis ja siis kulmuliim või siis jah, siuke nagu setting asi. Ja mega äge. Uskumatu, et ma sain siukse pakki, aga väga põnev ja kindlasti hakkan proovima kõiki neid asju. Ja nüüd ma korraks võtan mingi hingetõmbepausi. Me käisime IKEAs ära ja ma ostsin endale karbikesi. Võtsin lihtsalt sellised pruunid plasmaskarbid, et hakata organiseerima oma meigisahtlit lõpuks. Aga ma ei tea, kas ma teen seda täna, sellepärast et kohe on pime. Ja tegelikult ma tahaks suht hakata õhtusööki tegema, sest mul on kõht tühi ja varsti on kell 6, ehk siis tundub siuke õige
õhtusöögi aeg. Nii et jah, ma panen oma uued meigi asjad lihtsalt, ma arvan, ma panengi need praegu kõik siia karpi, sest siis kui ma homme hakkan tegelema, siis mul on sellised uued asjad siin ühes kohas. Tere hommikust! Ma tean, et see kaamera on suht imeliku nurga all, aga ma ei viitsi praegu seda õigesti paika sättida. Igatahes meil oli eile siis plaan teha ühte kindlat õhtusööki, aga see suvikõrvits oli liiga vanaks läinud kapis, nii et me ei saanud seda kasutada. Ja siis mõtlesime hoopis pitsat tellida ja vaatasime filmi. Nii et see oli eilne õhtu ja nagu eile oli nii mõnus päev. Esiteks see, et ilm tundus nii kevadine ja kuidagi toredaid asju sai teha või nagu ma tundsin üle pika aja siukest kerget olemist. Et jah, muidu nagu viimasel ajal on suht siuke keeruline olnud või nagu ma ei tea jah, pole ennast nagu nii hästi tundnud või liiga palju stressi on olnud. Ja noh, see paratamatult mõjutab su tuju ja üldse jah, enesetunnet. Nii et eile oli väga tore siuke, et ma tõesti tundsin terve päev ülihästi ennast. Ja täna on siis nädalavahetuse viimane päev ja mul on siuke plaan, et ma tahaks suht palju mingeid koduseid asju teha. Ma tahan koristada kindlasti, oma sahtli ära organiseerida, millest ma siis eile ka natuke rääkisin ja siis äkki jõuan isegi riidekappi koristada, sest ma tahaks tõesti nagu mingi mega palju asju jagasse panna ja lihtsalt tahaks mingit värskust sinna kappi, sest ma ei tea, praegu on jälle siuke tunne, et ma ei kanna nii paljusid riideid, mis seal on. Ja samas pole nagu mingit head ülevaadet ka, aga need on siuksed plaanid, et vaatame järjest, mida ja kuidas ma jõuan, sest esimese asjana ma tahan filmida ära ühed videod weekendi jaoks ja sellepärast ma teengi praegu meiki, et siis saab selle tööosa nagu tehtud ja siis saame ülejäänud asju vaadata. Ja mul tuli veel meelde üks asi, mida ma tahtsin teha. Oma need valged konversid ära pesta, sest eile nagu ma sain siis uued jalanõud, mida ma pärast näitan, aga lihtsalt need konversid, need vajavad ka värskendust ja kuna need on siiani suht ainukesed, millega ma niimoodi igapäevaselt käin ja nad sobivad kõikide asjadega, siis tegelikult peaks neid paremini hooldama. Aga kõigepealt meik, siis hakkame filmima ja siis vaatame edasi. No nii, esimene look on mul seljas ja roosa blondide juustega on lihtsalt mingi omaette vibe. See on minu mess, mis juhtub siis, kui ma filmin. Aga ma olen väga põnevil, sest seekord mul on siuksed väga kevadised outfitid ja ma tegin Canvas endale nagu erinevate videode jaoks valmis, et mis kokku käivad. Muidu kodus läheb rohkem aega, et meelde tuletada, mis ma mõtlesin oma peas. Nii et selline on esimene look. Väga cute. Siin on lihtsalt mingi prügi taustaks, aga siuksed teksad, roosa kampsun ja Adidase jalanõud, mis on weekendis ka müügis. Aga nüüd teksad minu meelest istuvad nii ilusti, nagu jälle tahaks endale jätta, aga samas nagu siit ülevalt nad võiks tegelikult olla minu meelest veits kõrgemal, sest nad ei ole ülevalt eriti mugavad. Aga see, kuidas nad istuvad ja üldse see look on minu meelest väga kevad, väga cutesy. I like it, aga ma hakkan nüüd järjest filmima. Ma näitan teile mingeid asju, kui mulle tõesti midagi meeldib. Aga kõike ma arvan, et ma ei jõua näidata, sest mul on väga palju riided vaja proovida. Nii, järgmine asi, mis mul on seljas ja mis mulle väga meeldivad, on ühed dressipüksid ja see on ka üks asi, mis mul oli seal reisi ostunimekirjas, mida ma kindlalt tahan, sest mul on 0 paari dressipükse, nagu selliseid puuviljaseid ja lihtsalt kuna pikk lennureis ja üldse meil on palju autos istumist selle reisi jooksul, siis dressipüksid peavad kindlalt olema
ja mulle väga meeldisid need, kui ma need esimest korda proovisin, aga nüüd ma ei tea. Lähme jälle see prügihunniku juurde. Nagu minu meelest need istuvad väga ilusti ja need on tõesti väga mugavad. Lihtsalt ma ei ole kindel, kas need dressipüksid peaksid olema tavalise lõikega või ongi siuksed alt laiad paremad. Ja samas, kui ma mingi Asosest vaatan riideid ja dressipükse, siis seal on põhimõtteliselt kõik dressipüksid alt laiad. Ehk siis nagu need tavalised dressipüksid ei ole isegi enam väga teema. Aga ma mõtlesin, ma proovin oma uute jalanõudega ja siis ma saan nagu aru, kas need sobivad. Ja kui need ei sobi, siis mul on vaja tavalist dressipükse. Aga uued jalanõud siis Sportlandist, nagu ma ütlesin, siis need olid mega hea diiliga. Ma lihtsalt siiralt imestasin, sest igatahes ma suht eelmisest aastast või kevadest juba tahtsin neid New Balance'i 530 jalanõusid, mis on väga popp mudel ja nagu neid on juba nii palju erinevaid värve ja Markol on ka tegelikult seesama mudel olemas. Tal on siuksed beežikad hästi ilusad, mida ma mõtlesin, ma tahaks ka nagu seda värvi, sest nagu mulle ülimalt meeldivad need, mis tal on. Tal on väga suur jalg, aga jah, siuksed beežikad. Aga ta tellis need Asosest ja Asoses minu meelest nagu naistele seesama mudel, sama värv oli minu suurus välja müüdud. Nii et see oli saatus, et ma pidin ostma Sportlandist -40-ga. Siis siuksed mustvalged ja ma olen täiesti obsessed. Minu meelest need on nii ilusad ja lisaks need on ülikerged, ülimugavad. Ja noh, kuna Markol on need jalanõud juba tükk aega olnud, siis ma tean, et need tõesti on siuksed reliable jalanõud ja mis on ülihea on see, et siin on need augukesed, mis tegelikult lasevad natuke jalal paremini hingata. Kuna meil tuleb seal reisil suht palju haikimist ja värki, siis on hea, kui on siuksed hingavad jalanõud, sest muidu mõned konversid, need ajavad lihtsalt jalatäiega higistama. Et jah, ma olen väga happy. See oli lihtsalt üks reaalselt nii hea avastus, et Portlandis selline diil oli. Jah, aga ma proovin nüüd nende dressipükstega ja siis vaatame, mis me otsustame. Ma pean ütlema, et I kinda like it. Need on reaalselt nagu siuke väga retro vibe. Et alt laiad dressipüksid ja siis siuksed jalanõud. Mul ei ole mitte kuidagi teile näidata. Igatahes, ma ei tea, mulle meeldib see vibe. Nii et ma arvan, et need dressipüksid ma jätan endale, sest jah, mõistlik on juba kohe need ära osta. Aga me läheme kiiruga edasi, panen aku natukeseks laadima ja üritan ruttu tegutseda, kuigi ma avastasin just, et üks jakk jäi autosse, nagu üks pakk siis. Ja Marko läks trenni autoga, nii et ma pean ühe video tegema veits hiljem. Ma reaalselt tunnen, et sellest tuleb mingi 100-aastane video, 100 aasta pikkune video, sest ma lihtsalt pläkutan nii palju. Aga ma panin uue outfiti selga ja see on ka nii lahe, see on nagu 200 kraadi sellest eelmisest vibe'ist. Aga vaadake seda kampsulit, see on nii ilus ja see materjal on nagu ülimõnus ja pehme. Ja minu meelest see on nagu kevad, sest triibud ja siuksed mustrid minu jaoks joonduvad kevadega ja sellised alt laiad püksid, mida te ei näe ja mul on väga lahedad nagu need Mary Jane jalanõud. Issand, see papihunnik on lihtsalt kohutav, aga selline look ja need jalanõud on sellised. Ma ei oleks võib-olla isegi mõelnud ise selliste jalanõude peale, aga nüüd, kui mul on need jalas, need on reaalselt nii mugavad. Need on Tamarise omad, ehk siis need on nagu nahast ja hästi-hästi mugavad. Ja ülihea kanda siukeste laiade pükstega, kleitide, seelikutega. Mulle väga meeldib see look. Aga me ei ole siin praegu selleks, et shopata, vaid selleks, et teha ilusaid videosid. Ma isegi ei tea, mitu tundi mööda on läinud. Kui ma viimati rääkisin, kell on igatahes 2:45. Mul on 2 videot tehtud ja vahepeal tegin tolmuimejaga elamise puhtaks. Aga nüüd mul on veel üks video, mis on siis siuke kapselgarderoobi video. Ja kuna mul ei ole stanget, siis mu visioon oli see, et ma panen need asjad riidekappi rippuma.
see tähendab seda, et kõik mu asjad on voodi peal. Aga ma nüüd ootan, kuni Marko tuleb selle puudu oleva tootega, sest see on üks trenchjakk, mida mul on väga vaja selle video jaoks. Aga päev on nii kiiresti läinud, et nagu mõtled küll, et teed kiirelt mingi 2 videot ja siis on juba mitu tundi möödas. Nii et kes ütleb, et see videode tegemine ei ole töö, siis ma tahaks vastu vaielda, sest see võtab väga palju aega ja energiat. Igal juhul ma siin sätin oma asju, teen igast tootest eraldi klipid ka ja näeme teiega varsti. Ma ei tea veel, mu päevaplaan on nüüd natuke sassis, sest ma ei tea, mida ma reaalselt jõuan tegelikult täna ära teha. Alati ma olen nii optimistlik sellega, et terve päev, et ma jõuan nii palju asju teha, aga kunagi ei jõua nii palju, kui sa tahaksid. Viimane pakike jõudis kohale ja siin on see trenchjakk, mis mulle väga meeldib. Tagant on selline. Ja ma pole väga ammu oma eelmine aasta ostetud trenchjakki proovinud, aga ma mäletan, et see oli väga oversized ja see mulle tundub, et istub tegelikult nagu veits paremini. Aga ilmselgelt ma ei hakka endale uut trenchjakki ostma, sest ma alles eelmine aasta ostsin suht kallilt selle. Nii et jah, aga ma tahtsin näidata teile, sest see on väga täpselt selline trenchjakk, mida ma ise täiega taga ajasin eelmine ja üle-eelmine aasta. Nii et ma panen lingi alla. Organiseerimisasjad tuleb ikkagi järgmisse nädalavahetusse jätta, sest nüüd on kell juba mingi 6 õhtul. Ma käisin väiksel jalutuskäigul ja nüüd ma endiselt istun selle suure riidehunniku otsas, mille ma pean ära panema. Ja siis ma hakkangi süüa tegema ja pessu vaja minna ja nii edasi, nagu ikka need siuksed pühapäeva õhtu asjad. Nii et jah, ma ei jõudnudki neid organiseerimise asju teha, aga samas pole hullu. Tore nädalavahetus oli ikkagi ja on olnud siiamaani, et ma ei hakka põdema selle pärast, et ma kõike ei jõua teha, nagu ma tahtsin. Aga nii mõnus oli jalutada, me läksime täna sinna Stroomi tee peale ja kuidagi väga siuke kevadine ja mõnus vibe oli. Väga palju inimesi ka muidugi, aga jah, siuke hea, et sai kodust välja ja nüüd saab uue hooga tegutseda siin kodus ja varsti ma hakkan süüa tegema ja käisimegi poes, ostsime oma suvikõrvitsa ära. Nii et täna teeme suvikõrvitsa vormi. Parim osa päevast on meigi mahavõtmine, aga ma ei hakka seda eraldi tegema. Ehk siis ma käin pesus ja siis tegelen sellega, aga nii hea tunne on see, kui kõik toidud on tehtud, ma juba sõime õhtust ka ja väga hea on see suvikõrvitsa vorm. Aga jah, põhimõtteliselt kõik on uueks nädalaks valmis, pesu kuivab siin. Ja jah, ongi lihtsalt leboaeg nüüd ja kell on tegelikult mingi varsti 9, et ongi aeg lihtsalt olla ja puhata, et saaks natuke seda hetke ka, sest ma hakkasin mõtlema, et ma täna reaalselt pole isegi väga istunud, sest ma hakkasin kohe filmima, siis me läksime mingi õue, koristasin, tegin süüa, panin neid riideid ära. Ja ma natukene jõudsin õnneks nii palju neid riideid sorteerida, et need, mis ma sealt kapist välja võtsin ja tagasi panin, et sealt ma mingid riided nagu
võtsin ära, mis on jaagas või mis ma tahan üles pildistada, et ma sain sinna natuke rohkem ruumi, mis juba natukene tekitas minust sellist kergemat meeleolu. Aga ma plaanin siis järgmine nädalavahetus kõik seda organiseerimisteema ette võtta. Nii et stay tuned, ma arvan, et saab suht põnev olema, sest mul on üks väga tore äpp ka, mida ma väga huviga ootan nüüd kasutada, aga see nädalavahetus jah, olid muud asjad võtsid nagu rohkem aega. Aga enne, kui ma hüppan pessu, siis ma tuletan endale meelde ja kasutan seda Northern Beauty Shape Pro masinakest, mida ma ei ole päris pikalt kasutanud, aga tegelikult võiks, kui see mul siin olemas on. Ma vist ei mäleta, kas mul on üldse mingit õli. Aga ühesõnaga, ma siin veits mässan oma iluprotseduuridega. Täna ei jõudnudki väga palju vlogida, kell on minu jaoks täiesti märkamatult kohe 10 õhtul, nagu ma käisin pesus ära ja järsku oli kell nii palju. Et nüüd ma varsti hakkan juba raamatut lugema ja ongi nädalavahetus läbi, aga tõesti väga-väga mõnus nädalavahetus oli minu meelest. Kuigi me ei teinud midagi erilist, aga lihtsalt kuidagi meeleolu oli toredam ja mul on hea meel, et sa viitsisid minuga veeta need 2 päeva. Ma ei jõudnud täna vist eriti palju vlogida, aga ma loodan, et see sai piisavalt sisukas vlog. Järgmine kord siis tegeleme nende organiseerimisasjadega ja ma juba väga ootan seda uut nädalavahetust. Aga enne on meil veel 5 päeva tööd vaja teha. Nii et ma lõpetan tänaseks vlogi ja suur-suur aitäh, et vaatasid seda. Pane like, kui sulle meeldis ja näeme järgmises videos. Tšau!